Hommikune kooli viimine võtab ohtliku ja kriminaalse pöörde, kui autojuhti süüdistatakse kooli turvatöötaja peaaegu otsa sõitmises. Ta tuli aina edasi. Ja tuli aina edasi ja edasi. Ma ütlesin peatu, peatu, peatu. Nii et mida valvur ütles? Pani käed mu auto kapotile, tõmbas oma vindpüssi. Ta ütles, kas sa oled hull? Me arutame, mis juhtus ja miks valvur vanglasse saadeti. Aga ei, ma ei näinud kunagi, et ta oleks relva suunanud või midagi sellist teinud. Võib-olla hoidis ta sellel lihtsalt kätt. Aga see on Inside the Crime, mida kajastab Law and Crime. Mina olen Elisabeth Miller. See oli juhtum, kus üks ütles üht, teine teist. Ta ütles, et teda tabas auto. Ta ütles, et keegi sihtis teda relvaga. Keegi arreteeriti millegipärast. On 23. märts 2026, oleme Margate'is, Floridas, linnas, mis asub umbes 30 minutit Fort Lauderdale'ist põhja pool. Kell on veidi enne 9 hommikul. Kui Margate'i politseiosakonna politseinikud saadetakse välja Lubavitch Hebrew Academy'sse. Kui politseinikud esialgu kohale jõuavad, saavad nad teada, et turvatöötajad tabas auto jalga. Mis toimub? Nii et me proovisime oma väikest liiklusasja teha. Jaa. Lõpuks oli asi sealmaal, et 441 oli ummikus. Ummik ulatus siia taha välja ja keegi ei saanud tegelikult liikuda. Tavaliselt, kui see juhtub, jätame oma autodele ruumi vasakule pöörata, et kõik sujuks. Kuna keegi ei saa nagunii liikuda. Ja ma tegingi seda. Ja siis üks noormens lihtsalt tuli aina edasi. Ma mõtlesin, oota korraks, siis polegi kuhugi minna. Ma olin nagu... Oota korraks, las ma saan need autod välja. Ta tuli ikka edasi ja edasi. Ma ütlesin peatu. Ja siis ta puudutas mu põlve. Nii, et ma võtsin relva välja ja sihtisin teda. Ma olin nagu kuule vend, ära tee nii. Sa oleksid mind peaaegu alla jäänud. Ja siis ta keeras parklasse ja kutsus teid kohale. Juhtumi aruanne tuvastas turvatöötajana 30-aastase Korone Brauni. Ta ütleb, et kuigi kokkupõrge oli väike, astus ta siiski juhiga vastamisi. Kas sa tead, mis pärast seda juhtus? Pärast seda tahtsin ma temaga rääkima minna. Nagu, kuule vend, me lihtsalt püüame liiklust korraldada. Ma ei ürita midagi hullu teha. Aga kui ma läksin temaga rääkima, siis vist ta rääkis teiega telefonis. Ja ta oli nagu, ei, ma ei taha rääkida. Ei, ma ei taha rääkida. Nii et ma mõtlesin, okei, olgu siis. Okei, õige. Teil pole kaameraid, eks? Ei, okei. Kas koolid on kaamerad, mis on sinna poole suunatud? Emmeline. Väidetavalt helistas juht politseisse ja teatas, et Korone sihtis teda väidetavalt relvaga. Kui see politseinik vaatab kooli turvakaameraid, saabub kohale veel politseinikke. See läks nii kaugele, et ta lõi mind. Siis võtsin ma oma relva välja ja ütlesin, kuule mees, lõpeta ära. Tundus, et ta kavatseb minust üle sõita ja siis ta keeras üle tee olevasse parklasse. See on see mees, kes meile helistas. Nii et, mis siis juhtus sellega? Ma tean, et sa just selgitasid, aga mis siis ikkagi juhtus sellega? Põhimõtteliselt, kas sa näed seda väljapääsu siin? Okei. See sissepääs paremal kui see väljapääs. Okei. Nii et me püüame liiklust nii palju kui võimalik leevendada, sest siin käib palju lapsevanemaid sisse ja välja. Kui 441 ummistub nii palju, et järjekord ulatub siia taha, jätame avause, et meie lapsevanemad saaksid väljuda ja vähemalt kõik siit kaudu suunata. Okei. Et mitte, liiklust kinni hoida, ma saan aru. Ma tegingi seda. Ja jälle, kuhugi polnud minna, aga see tüüp muudkui nihkub edasi. Ma ütlen talle, kuule, oota korraks, peatu hetkeks. Las ma lasen nad autod välja. Ta tuleb ikka edasi. Ma ütlen, oota, peatu. Ja siis ta sõidab mul autoga otsa. Siis ma võtsin relva välja ja sihtisin teda ja ütlesin, mees, lõpeta, mida sa teed? Jaa, okei. Ja siis ta keeras siia parklasse kõrvale. Ja helistas teile, okei. Kus ta nüüd on? Ma ei tea. Ta sõitis kuhugi nurga taha, aga ma ei tea, kus ta praegu on. Kas ta oli valge mees, must mees? Ta on valge mees. Valge mees? Ma läksin sinna sisse, keegi ei andnud mulle märku. Nii et ma sõitsin läbi, keegi ei andnud mulle märku. Ma lihtsalt ootan administraatorit. Lihtsalt teadmiseks helistaja ütles, et ta ei tulnud teiega kohtuma. Ja lähete, ta räägib, et lähete üle teie GC administraatori juurde. 10-4 LB 5101. Okei, nii et sa juhid liiklust. Ja sina juhid liiklust. Sa ütled talle, et ta tuleb välja. Sa ütled, hei, peatu. Ta tuleb sinu poole, äkitselt, ta lööb sind niimoodi. Kas see oli nagu kerge puudutus sõidukiga? Jah, puudutas sõidukiga. Aga sa oled nagu, kuule, mis toimub? Sest ilmselgelt, olles politseinik, ma saan aru, sa oled nagu, vau, mis toimub? Nagu, kuule, stop. Okei, nii et praegusel hetkel
minu arusaamise järgi ja ma räägin temaga veel, tema vaatenurgast tundub tõesti, et ilmselgelt, kuula, tead, sa tuled minu poole sõidukiga. Kuule, sa ei kuula mind, sa ei pea oma elu kaitsma, olgu. Tundub nagu arusaamatus. Ta on sees ja vaatab nüüd kaameraid, okei. Sest meil oli kaamera, mis oli sinna suunatud. Kas sa saad läbi tulla? Ei, ma olen põhikoolis. Okei. Tere hommikust. Mis toimub? Nii et ma arvan, et juhtus midagi ühe lapsevanema ja temaga. Nad suunasid liiklust. Kas see on lapsevanem? Ei, see ei ole lapsevanem. Ei ole lapsevanem. Kes see mees on? See on lihtsalt suvaline tüüp. Sõidab mööda tänavat. Nii et suvaline tüüp sõidab mööda tänavat. Nemad suunavad liiklust. Ta ütleb mehele, et ta peatuks. Hei, sest nad üritavad liiklust vabastada. Tüüp liigub ikka edasi. Ta ütleb, kuule, peatu. Tüüp siis puudutab teda autoga. Ta tõmbab relva välja, sest kuule, palun peatu. Mida sa teed? Ja siis tüüp läheb sinna poole. Ma ei ole temaga veel kohtunud. Ja see ongi põhjus, miks me siin oleme. Ta ütleb, et kõnes on põhimõtteliselt märkused, et miks on relvastatud turvamehed niimoodi, miks neil on vintpüssid ja kõik see värk. Ja ilmselgelt mina olen ja kogu selle olukorra tõttu ongi nii. Nii et... Tere tulemast maailma. Jah, nii et ma tean, et mu partner räägib teise administraatoriga. Ma ei tea, kus ta seal on. Ta räägib kaameratega. Nii et ta räägib nendega. Ma läksin sinna, ma ei näinud, et keegi oleks mind märku andnud. Ma lähen tagasi ja vaatan, kas keegi annab märku, et saaksin selle kutiga rääkida ja küsida, mis toimub. Ta võib olla selle hoone nurga taga siin. Seal, kus see saar ja see restoran on. Okei, ta võib olla selle nurga taga. Politseinikud leidsid juhi lähedal asuvast pandimajast. Koroon ei soovinud väidetavalt süüdistust esitada. See juht ütleb vastupidist. Jaa. Mis toimub? Nii et ma sõidan siin mööda teed tööle. Siin on 2 turvameest, kes juhivad liiklust. Ma jõudsin kohale. Liiklus oli ummikus kuni minu autoni. Ja ta ütles mulle, et ma pean rohkem autosid läbi laskma. Ma ütlesin, et ei, ma olen siin liikluses. Ma lähen edasi. Nii et nad peavad ootama, kuni liikluses tekib vahe või midagi sellist. Nii et ma liikusin lähemale inimesele enda ees. Ja ta kõndis ümber mu auto. Ta pani käed mu auto kapotile, tõmbas oma vintpüssi välja. Ta oli nagu, kas sa oled? Hull või tead küll, mis iganes. Siis ta kõnnib minu juhipoolse akna juurde, tõmbab vintpüssi niimoodi, suunab selle, see on täpselt siin. Raua ots on siin. Ma vaatan otse raua sisse. Ta ütles, kas sa oled hull? Ma tapan su ära. Ma ütlesin, mis ma ütlesin, oli see, et sa ei ole nagu politsei. Sa ei juhi liiklust. Ma olen liikluses. Tead küll, mis iganes. See oli lihtne asi. Tal on lihtsalt, ma arvan, võimujoovastus või midagi sellist. Ja ta sõna otseses mõttes suunas vintpüssi otse minu näole läbi minu auto akna. Olgu. Ma ei oodanud, et mu hommik niimoodi läheb. Mul on relv vööl. Mul on oma relv. Ma ei ürita midagi sellist teha. See ei ole nii. Jah, nii et nemad. Nad on lepingus Hebrea kooliga. Nad on relvastatud turvatöötajad. Kuna sa oled töötaja, siis ma eeldan, et sa käid seda teed kogu aeg. Mine. Ma rääkisin temaga. Nad räägivad praegu administratsiooniga. Minu partner on nendega sees. Nad vaatavad üle kaamera salvestisi sellest, mis juhtus. Tead, et me saaksime kõik selgeks teha. Kas sul on juhi luba kaasas? Jaa. Võta see välja. Väga hea. Ma tahan avalduse esitada. Olgu, anna mulle üks hetkeks. Siin tekib uurimises suur probleem, sest politseinikud vaatasid kooli turvakaamera salvestisi. Kas need näitasid sama asja, mida see autojuht väidab? CLC on. CLC on. Seal see on, okei. Mul on... Nii et, oota. On nii, paus, 720. Mis tegelikult on 825. Jah, just nii. Ja ta aegustas tavalisele kiirusele. Jah. See ongi tavaline kiirus. Okei, nii et ta on... Jaa. Okei, ma näen, miks see segadus tekkis, sest ta hakkas ära kõndima. Alguses ta tõesti peatas selle, hoides kätt selle inimese jaoks üleval. Tavaliselt tahavad nad ainult öelda,
aga siis ta astus rajalt välja, et sellele Teslale öelda, sest ta teeb niimoodi. Jaa. Aga ei, ma ei näinud kunagi, et ta oleks relva kellelegi suunanud või midagi sellist teinud. Võib-olla hoidis ta selle lihtsalt kätt. Aga ta ei tapnud mind, sest tema käsi oli vasakul, kuhu ta tavaliselt käe paneb. See tead küll, eks? Jah, okei. Vastavalt juhtumi aruandele sain ma vaadata koolist pärit juhtumi videosalvestist. Video näitab Tomi koolis kell 7:25. Videos on näha Browni ja Tomi vahelist suhtlust. Kell 7:26 on näha, kuidas Tom sõidab oma sõidukiga Browni poole ja lööb teda. Kell 7:29 on näha, kuidas Tom pargib oma sõiduki üle tee ja Tom kõnnib oma sõiduki juurde. Kell 7:30 lõppes suhtlus ja Tom lahkub piirkonnast. Ühelgi hetkel ei sihi Brown oma vintpüssiga Tomi. Mõlema suhtluse ajal Tomiga hoidis Brown oma vintpüssi külje peal ja ei suunanud seda kunagi Tomi poole. Kui politseinikud andsid juhile selle teabe, polnud ta eriti rahul. Hästi. Nii et me läksime tagasi, vaatasime juhtumi videomaterjali üle. See näitab teievahelist suhtlust, aga see näitab ka, et tema ei tõmmanud kunagi relva välja. Kuidas see saakski seda näidata? See oli peal, mina olin lääne suunas ja see oli minu sõiduki küljel. Ta oli täpselt selline sõna otseses mõttes. Olgu. Nii et mina, sellepärast ma teid kutsusingi. Ei, see on täiesti korras. Me ei hakka kuidagi kahtluse alla seadma seda, mida sa arvad, et nägid või tundsid. Olgu, aga ma nägin videot. Video on tegelikult väga selge ja kooli video on väga hea. Olgu, see näitab tema tegevust. See näitab teda üle kõndimas. See näitab teda sinu auto juurde kõndimas. Jah. Olgu, 100%. Nii et see ei näidanud teda relva sihtimas. Ta ei sihi sind nii, et sa vaataksid otse püssitorusse. Ta ei tee seda, see ei tee seda. Olgu. Nii et me oleme tänud mitte millegi tõesti. Me palume neid videod. See on korras. Ja me dokumenteerime olukorra. Ja see on lahe. Ja nii jääd see ka dokumentidesse. Hästi, see on suurepärane. Mille jaoks see dokumentidesse läheb? Sa oled lihtsalt sina ise. Kuule, Ma olen 47-aastane mees, kes sõidab tööle. Mul pole mingit põhjust teile valetada. Ma ei helistaks teile kunagi. Mitte kunagi. Me ei ole. Me ei ütle seda. Ma ei helistaks teile kunagi. Mitte kunagi. Kui seda, mis juhtus, poleks juhtunud. Ja see, et te ütlete mulle, et seda ei juhtunud, see ongi kõik, mida mul on vaja teada. Soovin teile head päeva. Aitäh! Olgu! Üks kord ja midagi ei juhtunud. Ei, me dokumenteerime olukorda ikka veel, sest teine mees sai ikkagi löögi. Ja. See on nii sõiduk. Tal veedas, et uurimine polnud veel läbi. Politseinikud jätkasid teiste lähedal asuvate ettevõtete valvekaamerate salvestiste ülevaatamist. Täiendav tõendina kogutud video näitab väidetavalt järgmist. Tsitaat. Brown on teel ja juhendab Tomi peatuma, samal ajal kui ta suunab kooliliiklust Northwest 15. Streetile. Seejärel astub Brown sõiduteele, viibutades käsi parklas olevate autode poole. Kui Brown on sõiduteel teemal, nähakse Tomi autot edasi liikumas, et liikluses tekkinud vahe täita, kui ta läheneb North State Road 7. Seejärel tormab Brown tagasi sõiduteele Tomi auto ette ja peatab sõiduki uuesti. Tomi autot võib näha aeglaselt edasi liikumas, samal ajal kui kostja kõnnib aeglaselt auto esistange poole. Tundub, et Thompsoni sõiduk puutub kokku Browniga, kui ta lööb sõiduki esiosa. Seejärel kõnnib Brown auto juhipoolsele küljele, jäädes kaamera vaateväljast välja. Kui Brown liigub Thompsoni auto juhipoolsele küljele, kaob ta kaamera vaateväljast. Seejärel vaatavad politseinikud üle turvakaamera salvestise lähedal asuvast tüünesalongist. Okei, nii et see peaks siis olema 27. Olgu, seal tuleb Tesla välja. Miks mitte? Seal on Tesla, jah. Võib-olla on see teine. Okei. Kas tema sai löögi või meie? Okei, nii et on ikka veel liiga vara, eks? Jah. Seal on veel üks.
kas peaksime liikuma 26. juurde? Paistab, et veel üks Tesla on tulemas. 3, 4, tuleb välja, eks. Otsime Teslat, mis välja tuleb. Jah, ja kohe tuleb ka tumehäll Chevy. Siis võib-olla 26 ongi õige. Sest praegu on ikka veel 824 ja kui veel üks tuleb välja. See võibki tema olla seal. Siis Chevy, just seen. Ütleb talle, et ta peatuks. Ta peab Tesla tähelepanu saama. Ta liigub ettepoole. Chevy hakkab samuti ettepoole liikuma. Ta ütleb talle, et ta peatuks. Aeg on õige. 826 on õige. 4. 2, 1. Neli, 2, 1. Nüüd ta tuleb parklasse. Kui ma saadan sulle lingi, kas me saame selle video koopia? Jutumiraporti tsitaadi kohaselt, kui Brown läheneb Tomi sõiduki juhi poolele, on selgelt näha, et ta suunab oma tulirelva Tomi poole, kui ta on Northwest 15. Streetil. Mõned minutid mööduvad, kui Tom on üle tee pargitud. Seejärel läheneb Brown sõiduki kõrvalistuja poolele. Tom tagurdab siis parklast välja ja sõidab kiiresti minema. Kui ta ärasõitmiseks pöörab, on näha, kuidas Brown tõmbab taas välja tulirelva ja sihib sellega Tomi. Seejärel sõidab Tom parklast välja eemale Brownist. Selle video valguses hakkas juht väidetavalt tegema koostööd politseiosakonna ja Browardi osariigi prokuratuuriga. Aga nüüd liigume kiiresti edasi 5. juunisse 2026, sest politseinikud tulid kooli tagasi, et võtta koroonevahi alla. Me lähme nüüd välja koos Kontesteega 15. tänaval ja 441 kvartalis. Backmail, hästi. Kus on sinu relv? Okei. Me läheme. Pane käed, peopesad kokku. Nii, väga hea. Vabandust, ma tean, et need on natuke ebamugavad. Ma kavatsen sind relvituks teha, eks? Ma olen kindel, et sa juba tead, kust see pärit on, eks? Kas see on see? Jah, see väike, okei. Hästi. Jah, me peame seda tegema. Tal on siinpool kiirevabastus. Kas sul on siinpool pannal? Tal on ka siinpool kiirevabastus. Sa pead minema läbi minu, jah. Oota korra. Õige. Nii, et see on juhtumist, mis toimus paar kuud tagasi, eks? Nii, et nad leidsid selle juhtumi jaoks tõenäolise põhjuse, eks? See tähendab, et neil on piisavalt alust, et sinu vahistamiseks välja anda order. Korone Brown arreteeriti ja talle esitati süüdistus raskendatud kallaletungis surmava relvaga. Juhtumi aruande kohaselt, tsiteerin, täiendava uurimise, lisavideotööndite ja juhtumi uuesti hindamise põhjal tehti lõpuks kindlaks, et Brown sihtis tulirelvaga Tomi 2 korda, põhjustades talle hirmu oma elu pärast. Brown ähvardas vägivallaga, suunates oma tulirelva Tomi poole ja öeldes, kas sa oled hull, ma tapan su ära. Lisaks oli tal ilmne võime ähvardust täide viia, kuna ta töötab relvastatud turvamehena ja peab oma ametikohustuste tõttu kandma tulirelva. Nii, et see ongi see, mis nüüd juhtuma hakkab. See ei tähenda, et sa oleksid milleski süüdi, aga sa pead nüüd läbima kohtusüsteemi ja õigusmenetluse, et sellest läbi saada, eks? Kas sa eelistaksid, et see jääks meie juurde või läheks tagasi kooli? Me anname selle koolile. Me anname selle koolile, olgu. Tegelikult teine valvu, mu võtmed on selles taskus. Kas sa saad mu võtmed tema juurde jätta? Väljatan, nad tahavad veel 21 sekundit ja sa tahad olla võimeline seda tegema. Ma saan sellega hakkama.
hei, kus sa oled? Kas sa üldse tead, mis toimub? Mida sa tahad, et ma talle ütleksin? Või tahad sa ise temaga rääkida? Omaga. Tere, olgu. Kas saaksid korraks tagasi astuda? Aitäh. Me peame selle vöö ära võtma. Kas su püksid püsivad üleval, kui ma su vöö ära võtan? Olgu. Nad on kõik koos. Hästi, ja siis lihtsalt pinguta see kinni. Muid varurelvi pole. Ei. Oldu. Hästi. Ma kontrollin lihtsalt teie andmed üle ja siis liigume edasi, eks? Las ma köhin. Mul on palju rohkem. Kui sa ei suu... No, nüüd on tagurpidi. Hästi. Kuule. Kuulake seda korraks kõik. Vabandan, ma tõesti hindan seda. Ma tean, et see on ebamugav. Vabandan, mees. Kõik on korras. Okei, tule nüüd. Hästi, see peaks sulle veidi rohkem ruumi andma. Hästi, ma kinnitan selle seltskonnaga paar asja üle ja siis liigume edasi, eks? Corone Brown viidi Browardi maakonna vanglasse, kus teda hoiti $5000 suuruse kautsjoni eest. Veebipõhised andmed näitavad järgmisel päeval. Corone Brown maksis kautsjoni ja vabastati vahi alt. Ta ei tunnistanud end süüdi talle esitatud süüdistuses. Tema järgmine kohtuistung on kalendris 1. oktoobril. Aitäh, et vaatasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.